kolm kuud töötanud siin. Õigus, vabandust, ma olen koolidirektor, see võib-olla tead juba, et nii lai persona, ühe korra vist näinud. Okei, 3 kuud teile meil kõige vanem olija siin, staaž juba üle 20 7 aastat olen siin olnud. 27 aastat, jah. Ma räägin, et ta on meie koolimaja süda peaaegu, eks ole, tema on nii palju tööd ära. Kõige tähtsam, süda. Selge. Ja siin me siis oleme, kolmekesti räägime esimest korda niimoodi, et see on aru kooli arengus on küsimusi õpilaste vahel, õpetajate vahel ja vist oli söögikordadega seoses ka. Minul pole mingit probleemi, mina ei tea, miks me üldse siin oleme. Ma võiksin tööd teha, ma võiksin lõigata, ma võiksin seda saatit praegu teha, aga võt peab siin mingi kurdi mingi lennukit tegema. Teele peab kuulama, ma seletasin sulle, see tüdruk ei taha seda süüa, ta tekib ärevus reaalselt, ta tuli mu juurde ja rääkis, et... Tead, see ärevus, see on selline lumehelbekeste teema, siin ei ole mitte midagi, laps ei taha, vingub kogu aeg, ei ole võimalik seda, no ei ole võimalik süüa. Kas sina sööksid? Jaa, ma sööksin, ma olen siin... Sina pole lumehelbeke, sina pole lumehelbeke, tema on lumehelbeke, ei saa. No mis sa arvad? Mina ei tea. Sa mõtled Liisa, kes valutab pidevalt? Ma ei mõtle Liisat, kes valis oma, temaga on kogu mingi häda. Me räägime praegu Sirlest. Sirle on ja ma räägin, see on kesknud kuid ja Sirle tuli minu juurde ja ütles, ma küsisin me käest, et kuidas ta nagu andsin talle võimalusi proovida, aga ta ütles mulle, et ta ei taha seda süüa, sest ta tekib ärevus ja ta hakkab uksele, kus ta sellerit sööb, et ta näeb. Sellerit ei söö Sirle. No mida see tüdruk üldse sööb? Miks ta sinuga tuli rääkima? Minuga midagi ei sobi, räägigu minuga, miks ta sinuga tuli rääkima? Mina olen tema kasvataja. Me mõlemad oleme tema kasvataja. Ma natukene segan vahele, kui sina praegu minuga niimoodi räägid, ega mina julgeks ka sinuga rääkida. Kas ma räägin sinuga praegu? Ma räägin temaga. Mina tean sind nii kaua aega, ma tean, sa oled nii tore inimene, aga kui sa tuled niimoodi peale, vaata Sirle ju ei tea, tema näeb, et sa sugu, ta on ju nii noor tüdruk, ta ei julge tulla selle juurde. Noor ja loll, ma ütlen sulle, noor ja loll. Kes võist ei oleks noor? No mina küll ei ole, teate, kui palju mul tööstaažis on, mul on juba valus juba on siruke. Ja ma väga hindame seda. Mina leian, et ei saa öelda. Võiks näha, kas ei saa öelda esiteks noore inimese kohta lumehelbekke. See ei ole üldse, see on natuke nagu selles täiesti ründav sõna. No mina ei tea. Kas sa tunned ennast puudutab tunne? Ei, aga ma tunnen, et no vot, noor on puudutab. Siis ära üldse räägi sellest. Ära üldse räägi sellest asjadest, mida ei teada. Tähendab, härra direktor, mina saaksin küsida, kas ma võin tööle tagasi minna või me peame siin veel mingit tilulilluga praegu tegelema. Sest mina praegu ütleksin, et mina lähen tööle. Minul ei ole teiega siin selle kolle. Rääkige oma veel ära. Ma pean minema. Me peame konflikti lahendama. Okei, no las ta läks, tal on tegemist palju. Ma kujutan ette, et tal on siin nii palju noori lapsi. Ei, ma mõistan täiesti. Ja kuidas tema viimati puhata sai? Ma mõistan, tal ongi ilmselt see, et noored, üks sama noor on ju 3 kuud kestnud, on ju, mõtle ise, kui keegi ütleb sulle, et mul ei maitse, ma ei taha, sind ei tunnustata üldse. Mina tunneksin ka ennast võib-olla mingit moodi puudutatuna. Ma olen täiesti kinni praegu. Küsi, kuidas ta endal läheb? Jaa, kuidas sulle läheb? Ma saan aru, et 3 kuud on möödas alles ja juba niisugused konflikt on ju see tegelikult. Ja siis mul läheb endal suhteliselt hästi. Selles suhtes, et noortega on hea klapp, et 5 noorega ka konkreetselt meil on situatsioon, et Sirle ei taha süüa või vähemalt ta ütles mulle, et ta ei taha süüa, see punapeedi salatist ta ei taha sellerit näha, sest ta on ärevus, sest ta on oksetunne, okserefleks sealt välja. Ja nüüd, kui ma olen proovinud seda igatepidi enda, just vähemalt igatepidi teelele seletada, et miks lapse seisukohast, ma isegi pakkusin, ma söön ise selle ära. Ma pakkusin talle võimalust, et aga äkki kutsud lapse hoopis ise puhkama. Ja siis pakkusin talle veel võimalust, et äkki sa jätad selle selleri lihtsalt välja. Ja ta ütles mulle, et ei, temal on kindel põhimõte, et noor inimene peab uute asjadega harjuma, see seller on vajalik, sest tema on seda kasvatanud või keegi tema tuttavast on kasvatanud, mida ma suudan ka täiesti mõista, et on ju kellegi vaev ja töö on seal taga, aga mina ei mõtlen, et kui noor inimene hakkab oksel, et kas see on nagu see lahendus. Ei ole ju. Ma saan täitsa aru. Ma saan aru, et teile ei taha sind kuulda
staažikas, me oleme kogenud, sa oled 3 kuud olnud ja minu silmis sa oled väga väärikas, on ju, sa oled õppinud seda kõike, aga ma usun, et sa mõistad, miks ta ei taha nagu kuulda võtta, et see on temaks kollane. Tegelikult ma arvan, sina peaksid rääkima Sirleiga kindlasti, et küsima, et kuidas temal on. Ja teeme nii, et mina räägin siis Teelega, ma tean teda juba nii pikka aega, ma tean, et tegelikult ta südames on väga hea inimene, aga tööstress on teda nii palju mõjutanud, et ma ikkagi jõuan ise temaga siis kokkuleppele, et me saame niimoodi, et seda sellerit ei ole enam saanud. Kuidas ma temaga konflikti lahendaksin või? Kas nüüd Sirlega või Teelega? Teelega, selles suhtes. Kuidas? Otsige abi kuskilt. Otsige kuskilt abi? Ei. Väljastpoolt tuleb abi otsida, kui sees ei oska. Konfliktid on. Tehke see nii oluliselt. Meil on praegu natuke vist läinud, kus küsimusi.